Ma sattusin paanikasse ja pussitasin teda või üritasin teda vaigistada. Ülekuulamisel tehtud ülestunnistused. Vabandust, ma olen siin. Ma arvan, et ta ei ilmunud kohale. Pole Tõnu värk. Šokeerivad hetked, mis võivad tekkida ainult siis, kui kurjategija on väikeses ruumis silmitsi korrakaitsetega. Ma arvan, et ma läksin natuke liiga kaugele. See oli nagu mängides natuke blackouti ujuja peal, eks. Ma tean, et sa vaatad otse mulle otsa, eks. Teave, mille ma andsin, ei ole $6 väärt. See on palju rohkem väärt. Me analüüsime mõningaid kõige meeldejäävamaid ülekuulamisel lindile jäänud ülestunnistusi. Tere tulemast saatesse Sidebar, mida esitleb Law and Crime. Mina olen Jesse Weber. Osta Life is Luck kohe Amazonista aadressil forthepeople.com /Life is Luck ehkä forthepeople.com/lifeisluck. Ülekuulamisruum. See on koht, kus võib juhtuda tõesti ükskõik mida, kui sellele mõelda. Oleme seda ikka ja jälle näinud ja just sellest tahan ma praegu rääkida. Oleme näinud ülestunnistusi, oleme näinud tunnistamisi, hetki, mis on kriminaalasjas süüdistatava jaoks juhtumit täielikult muutnud. Seda silmas pidades uurime mõningaid neist hetkedest. Ma panin ta kinni ja panin talle käerauad. Ma sidusin ta kinni, ma ei pannud käeraudu, ma sidusin ta kinni. Ja siis me lihtsalt rullisime nad kokku, jah. Alustame Richard Cottinghamist. See on see, keda te näete. Sarimõrvar. Nüüd peaaegu 80-aastane kannab 3 eluaegset vanglakaristust 5 mõrva eest. See on mees, keda peetakse vastutavaks kümnete ja kümnete tapmiste eest. Tuntud kui torsomõrvar, tegutses ametlikult New Yorgis ja New Jerseys aastaid, võib-olla ka teistes osariikides. Ta arreteeriti juba 1980. aastal. Ja see, mida te vaatate, on tegelikult lihtsalt šokeeriv ülestunnistus aastast 2014. See on aastate pikkune ringi jooksmine. Aga osariiki on ikkagi palju. Kas sul on mingi number peas, mille peale sa mõtled? Kas sa oled kunagi istunud ja selle peale mõelnud? Võib julgelt öelda, et ma ei suudaks nii kõrgele lugeda. Nad panid mind sinu koju. Ma ütleksin, et see on kindlasti rohkem kui 8. Sa arvad, et nii palju? Kindlasti rohkem. Ma tean, et mõned on Floridas, Connecticutis, palju New Yorgis, Pennsylvanias, New Jerseys, Baltimore's. Igas kohas, kuhu sai autoga sõita ja mis polnud minuga seotud, proovisin ma seda. No eesmärk oli mitte lasta sellel välja paista, mida ma ka kunagi ei teinud. Ja ma tõesti proovisin teda tappa täpselt sama viisil või jätta mingi tunnusmärgi ja ma polnud rumal, tead. Ja peale selle ühe korra seal Hackensackis, kus see oli lihtsalt õnn. Ma oleksin kindlasti vahele jäänud. Ma polnud kunagi isegi sellele lähedal, et vahele jääda peale selle ühe korra. Ma mõtlen, ta jäi vahele 1980. aastal. Väidetavalt registreeris ta end New Jerseys ühte motelli sisse koos seksitöötajaga, keda ta seksuaalselt kuritarvitas ja piinas. Töötajad kuulsid, kutsusid politsei, ta arreteeriti ja siis hakkasid nad uurima ning seostasid ta kõigi nende teiste tapmistega. Aga ma tahan, et sa kuulaksid seda osa, sest tema arvates ei ole ta sarimõrvar. See oligi minu puhul nii. Ma ei olnud sarimõrvar. Ei! Ja sa ütlesid mulle, et tapsid neid üle 80. See vastab üsna hästi definitsioonile. Ei, see ei vasta. Aga ma tean, mida sa ütlesid, sest sa oled mulle varem rääkinud, et on olnud palju rohkem meid, kelle oled lahti lasknud. Teisisõnu, ma ei läinud välja kedagi tapma. Enamasti ei olnud keegi, keda ma tapsin, keegi, kellega ma oleksin kuidagi seotud olnud. Ja ma ei tahtnud vahele jääda. See oli rohkem kui lihtsalt vahele mitte jäämine. Saan aru. Okei, sain aru. Aga lihtsalt selguse huvides, see ei ole mingi julm sarimõrvar. Sa mainisid, et pussitasid teda. Kas sa tead seda lindalt? Kas sa tead, mitu korda sa teda pussitasid? Ma arvan, et see oli 1 kord. Okei. Otse näkku. Kas see oli kindlasti selles mängus? Nii, et ta karjus, et ma kasutasin kaamerat. Kas sa mäletad temaga midagi konkreetset? Ei. Nii, et sa lihtsalt arvasid siis... Sest tead, sa lähed mõnele kestmisele pohtingule. Ja? Ma mõtlen, et ma tean, et teda ei lastud maha. Ma ei tead küll, jah? Ei. Ma tean seda. Tead küll sellised asjad. Tead küll.
Noh, nagu see tüdruk siin üleval, nagu sa lähed siia üles ja seisad. Mis ei ole, tead küll, veel mitte. See oli väga ainulaadne ja see juhtus ainult sellepärast, et ma sattusin paanikasse. Ma ei kavatsenud seda teha ja see ei olnud, see oli steiginuga, ja nuga läks katki. See on veel üks fakt. Kui sa selle juhtumi üles leiad, siis näed, et see ja see polnud isegi midagi enamat kui tavaline nuga. See oli lihtsalt steiginuga ühest kohast, kus me peatusime. Ja viis, kuidas ta ohvreid kirjeldab, on raske mõista. Issand jumal. Sulle meeldivad tumedad juuksed? Naljakas on see, et enamik minu naabritest missionil on diabeetikud. Mulle meeldivad väga erinevad asjad. Ja see oli nagu mäng, vahel käisin väljas joomas, ma panin nad jooma, tegin nad purju, viisin nad tuppa, lasin neil teha kõike seksuaalset, aga ma ei maksnud neile kunagi. Ja see oligi enamasti kogu asi, neid nende rahast ilma jätta. Sest nemad tavatsesid mind rahast ilma jätta. Ma mõtlen, mul oli juhtumeid. Mul oli üks juhtum kohe siin, otse maanteel 46. Mul oli seal üks tüdruk, ta oli nii ahne. Ta oli paias vööst üles poole. Ta haaras mu püksid ja jooksis toast välja koos mu pükstega ning jättis oma särgi maha. Ja ta jookseb otse kõrval toas oleva mehe otsa. Ta avab ukse, ta kuulis müra, ta arvas, et naine varastab rahakotti. Saad aru, ta varastaski, ta haaras selle. Ta sai minult umbes $1100, minult, nii et ainus, kes kunagi pääseski. Sai munaketi kõigist neist. Õõvastav, pehmelt öeldes. Aga ma tahan edasi liikuda. Okei, liigume Richard Cottinghamist edasi. Nüüd räägime Shayna Hubersist. Vabandan, olen siin. Ma arvan, et teda polnud kohal. Sa oled. Jah, nii et mitte sarimõrvar, aga see on tema tunnistus võimudele, et ta tulistas ja tappis 29-aastase Ryan Postoni 2012 aasta oktoobris tema kodus Ohios. Hubersi poolt 6 korda tulistatud. Tema taas kokku lahku käinud kallim. Ja salgub, et samal õhtul, kui ta tulistati ja tapeti, pidi ta minema kohtingule Miss Ohioga, Audrey Bultiga. Ja alates Hubersi esimesest 911 kõnest, kuni tema ülekuulamisel öelduni, oli ta kindlalt veendunud, et jah, tema tulistas, kuid väitis, et tal polnud muud valikut. Ja ma tulistasin teda enesekaitseks, sest ta oli varem midagi teinud, mille tõttu ma lõin oma pea vastu voodipeatsit ja oleksin võinud surra. Ta oli minu vastu füüsiliselt vägivaldne. Ta vedas mind mööda tuba, elutoast edasi. Ma mõtlen magamistoast, läbi söögitoa, elutuppa, tagasi söögituppa. Ta oli minust suurem ja ma sirutasin käed üles ning haarasin ta särgist. Ma arvan, et ma rebisin ta särki natuke katki. See jõudis sinnamaani, et me karjusime teise peale ja mina nutsin. Ta seisis teise pool lauda, karjus mu peale, sirutas käe, et mind lüüa või selga patsutada. Kummardusin, tead küü, ja ta karjus mulle kõige vihkavamaid asju, mis olid lihtsalt kurjad. Ja tal oli silmis selline pilk, mis oli kuri ja ta oli sellest täiesti sassis. Ja tal olid relvad laua peal. Ja ta on olnud kurt enne, kui me oleme telli näinud. Ta huvitub relvadest, hoiab laetud relvi kodus. On võtnud relva, suunanud selle mu näole, naljana. Millal sa teeksid, kui ma tead küll ja... Totally. Nihkas mind mööda tuba ringi ja tegi mulle haiget ning karjus mu peale. Ja ma teadsin, et ta kavatseb mind jälle lüüa või visata või midagi sellist uuesti teha. Ja ma teadsin, et ma lahkun. Ma olin juba oma asjad kokku pakkinud. Ja ma palusin teda, kas ma võin ülejäänud asjad kokku pakkida ja minna. Lase mul oma asjad kokku pakkida. Aga ta ei lasknud mind magamistuppa, et oma asju pakkida. Ja ma sain ukseluku lahti ja läksin sisse samal ajal, kui tema lamas voodil. Ilmselt lihtsalt edeles seal. Ei teinud midagi. Laisk. Ja ma läksin sinna sisse ja võtsin oma asjad. Tulin välja ja me läksime tõsiselt tilli. See oli enne seda kõike, mis juhtus. Ja ta sai vihaseks, sest ma olin ukse lahti teinud, kuna tema oli selle lukku pannud. Ja ta karjus mu peale, öeldes, et ta vihkab mind, et ta vihkab mu rääkimishäält. Ma vihkan kõike sinu juures.
Seda ta karjus mulle, kui ta üritas mind üle köögilaua lüüa ja see laud oli umbes sama lai kui see siin ja seal oli relv kohe seal samas. Ma arvan, et ka teisel pool lauda talle lähemal oli üks relv. Ja ma teadsin, mis järgmine asi oleks võinud olla. Ja ma teadsin, et ta on vägivaldne. Ma teadsin, et ta on hull. Ja ma võtsin relva üles ja see oli laetud. Ma ei arvanud, et see oleks laetud. Ja seal oli päästik, ootuslukk, tead küll. Ja tema õpetas mulle, kuidas relvi lasta. Muidu ma olin mööda lasknud, tead küll. Ja ma lihtsalt võtsin relva üles. Ning kui ta parasjagu midagi oma käega tegi või midagi hullumeelset ütles, tulistasin teda. Ma tapsin ta enesekaitseks või tulistasin teda enesekaitseks ja ta teadis, et ta sureb. Nii et lõpetasin tema piinad. Ja ta tahtis väga arutada, mis tema peas toimus ning erinevaid tegureid, mida arvesse võtta. Miks oli vaja kasutada surmavat jõudu, et ta kujutas endast vahetut ohtu tema turvalisusele? Aga ta on minust nii palju suurem, et see, kui tema lööb mind, võrreldes sellega, kui mina löön teda, ei ole tegelikult aus võitlus. Üks. Ja. Ta võis. Top of mind. Ja. Kui asi oleks kõige hullemaks läinud, siis ma pigem sooviksin, et ta oleks surnud, kui et mina oleksin haiget saanud, sest ma oleksin võinud tõesti väga haiget saada. Ta on mulle varel relva näkku suunanud, nagu nadjaviluks, ja ma ütlesin, et arvan, et see oli neile valetamine, sest neil ei olnud kunagi tüli. Oli selline asi, et ta võttis selle välja ja küsis, mida sa teeksid, kui ma sind praegu tulistaksin? Mida sa teeksid, kui ma? Hard accent? See on alles šokeeriv ülestunnistus. Ma mõtlen, ta kirjeldas isegi üksikasju sellest, kuidas teda tulistati. Kui ma talle näkku tulistasin, oli ta käe üle laua pannud ja tegi väikest uinakut. Ja ta oli oma käe üle laua pannud ning surus selle mulle näkku ja karjus mu peale täiest pürist pärast seda, kui ta oli mind mööda tuba loopinud ja emotsionaalselt mulle midagi ütles. Sa oled väike poiss. Ma vihkan sind. Ma vihkan sind. Sa pöördusid minu poole rääkima. Ma vihkan sind. Ma vihkan sind. Ma vihkan kõike sinu juures selle eest, kes sa oled ja ma tapan su ära. Ta karjus ja tal oli käsi laual, ning ta ei seisnud päris püsti. Ta oli umbes niimoodi. Ja ta laamas näoga laua peal, tõmbles. Ja siis ma teadsin, et ta sureb väga aeglase ja valuliku surma. Ma teadsin, et ta oli ju ka surnud. Tead, järgmise 20 sekundi jooksul, järgmise 2 minuti jooksul teadsin, et ta sureb ära. Ja tal oli väga valus. Ta tõmbles ja ta oigas, aga lõpuks oli ta surnud. Ja nii ma turistasin teda, mitte ajaliselt. Et teda tappa, sest ma teadsin, et see ei peataks teda sel hetkel, mis oli meil mõned korrad. Ja ma tulistasin teda. Ma arvan, et ma tulistasin teda 2 korda. Ma arvasin, et ta on täiesti surnud ja ta lamas seal endiselt. Märises ja tegi hääli. Ja ma tulistasin teda pähe. Ma tulistasin teda korra ega tulistanud mõnda aega uuesti. Aga ma vaatasin, kuidas ta suri. Oli nii mõlus vaadata, kuidas ta suri ja teada, et mina olin selle põhjustanud. Aga ma lihtsalt kõndisin ümber laua ja tulistasin teda sinna, kus teadsin, et ta sureb kohe. Ma tulistasin teda ilmselt 6 korda. Siin oli esimene probleem. Hoolimata sellest, et ta kirjeldas seda vägivaldset juhtumit. Ma ei tapnud teda pahatahtlikkusest. Ma ei tapnud teda sellepärast, et suhe oleks läbi. Mul on teistest kõrini. See oli sellepärast, et sa oled kuri. Ja sa oled mind nõeda tuba ringi loopinud, nagu kaltsu nukku. Sa ei saa kedagi vastu maad isata. Mul on ilmselt vaibast hõõrdumisjälg. Ma mõtlesin selle peale. Okei, mul on ilmselt vaibast hõõrdumisjälg. Ma tunnen, et kui keegi teine oleks toas olnud ja seda pealt näinud, oleks ta mõelnud õige tegu. Teda pekti läbi. Või visati teda mööda tuba ringi. Näiteks, mul ei ole ühtegi jäiga.
aga mind visati täiesti mööda tuba ringi. Tegelikult on mul ilmselt jalgadel küll jäigi. Ma just mõtlesin selle peale. Mul on vist tõesti mõned sinikad. Mul valutab. Ma arvan, et ta haaras mul õlas kinni. Jaa. Nagu Brita tunneb end nagu Toor. Sa näed elutoast, et see ei juhtunud nii. Kui ta sinna sisse astud, asja sa laiali pillutud. See ei tundu õige, jah. Kui see on just õige, siis jah, asjad on laiali pillutud. Voodi ja voodipesu on segi paisatud. Jah, see on midagi, mida sa ei lähe vaatama. Ilmselt polnud mingeid tõendeid selle kohta, et Shayna oleks saanud füüsilisi vigastusi või et kuriteopaik oleks olnud mindis segaduses. Ja see polnud ainult ülestunnistus tulistamise kohta, vaid ka tema mõttemaailm, mis tekitas küsimusi tema enesekaitse väite ja oma elu pärast hirmu tundmise kohta. Ma võtsin telefoni kätte ja helistasin emale ning ütlesin, ema, mis ma tegin? Ryan ja mina läksime füüsiliselt tülli ja ma tapsin ta. Ma tulistasin teda, ema. Ja ta ütles, sa pead politseisse helistama, Shayna. Sa pead politseisse helistama. Sa pead neile täpselt rääkima, mis juhtus. Räägi neile tõtt. Ma ei taha vanglasse minna. Ma ei arva, et ma siin väärin teada. Ma ei... Mine sinna ja ei kavandanud tema tapmist. Tead, ma ei näinud sinna ja... Öelnud, ma tahan Ryani tappa. Ryan, ma tahan ta ära tappa. See on halb asi, ma ei peaks seda tegema. Ma armastan sind. Proovime see suhe korda saada. No võin ainult ette kujutada, mis nende inimeste peast läbi käib, tead. Ma ei... Nagu, miks ta tappis? Mis juhtus? Sest mulle tundub, et kõik tunnevad mind piisavalt hästi, et teada, et ma ei oleks lihtsalt niisama plaaninud ja tapnud mingit meest, tead küll. Aga just see tõeliselt kummaline käitumine on. See eristab enesekaitse juhtumi kellestki, kes näib tahtvat tappa. Ta hakkas tegelikult ülekuulamisruumis tantsima. Või kuidas on lood sellega, et ta laulis ja näis oma tegusid kiitvat? Oh. Aitäh, Reed. Ma tulen kohe tagasi. Aitäh. Jah, kas ma tõesti tegin seda? Jah, see oligi probleem tollaaegsele 21-aastasele. Ma ei tea, kas keegi üldse kunagi tahab minuga abielluda, kui nad teavad, et ma tapsin oma poissõbra enesekaitseks. Enesekaitseks. See pole näijakas, aga ma ei suuda isegi ette kujutada, mida inimesed minu kohta ütlevad. No tean. Noh, kõige hullem osa. See on hirmutav. Okei. Sellel on hirmus mõelda. Mul saab olema palju vaenlasi. Nüüd, siin on üks hea küsimus. Kui ma peaksin vanglasse minema, kas seal saab duši all käia? Või jääd sa lihtsalt väga mustaks? Ma arvan, et nad lasevad sul seal duši all käia. Tõesti? Ma olen üsna kindel. Peame inimeste eest duši all veima. Issand, mul pole aimugi. Aga just nii ta töötles tulistamist selles ülekuulamise ruumis. See mõttelõng, mis justkui õigustas tema tegusid, oli tema juhtumi jaoks väga oluline. Ma ei ole sinu tüüpiline mõrvar. Ei, mitte see. Ei, ma ei ole sarimõrvar. Ta ütles, sa oled ikka üks vägev naine. Sa oled nii armas. Vabandust, kui minust tuli välja see matslik pool. Mul on sellepärast tõesti väga kahju, sest ma tõesti armastasin teda. Aga tema jaoks oli tapmine igapäevane asi ja siis sajab Pariisis vihma. Ja see on nagu, ma tunnen, et see kurjus on minu südames. Sest mind kasvatati väga-väga kristlikult ja mõrv on patt. Tead, ja kuidas iganes see ka ei juhtunud, mina pean seda mõrvaks, isegi kui see polnud midagi konkreetset. Tead, see pole nii, et ma istun siin ja mõtlen, et loodan, et Ryani perekond ei nihka mind.
Nende poeg peksis tüdrukut, kes kaalub temast 85 naela vähem ja loistas teda oma majas ringi. Tõmbas mind juuksepatsist. Ta vääris seda. Jah, ta vääris seda. See osa, et ta ei tunne end selle pärast halvasti. See osa minust sai, sa teab, mida ma mõtlen, nagu see osa minust on nagu sa lõid mind ja viskasid mind. Sa lihtsalt sa tead, ma olen nagu, mind on see nii, et isegi see asi suhtes, ma olen ise endaga, sest ma pidin olema see, kes tõesti armastab teineteist. Tead küll, ja ta ütles mulle, et ta armastab mind ja tahab minuga koos olla. Ja ma arvan, et mingil hetkel pärast viha ta karjus, kui väga ta mind lihkab. Aga sa jõuad lõpuks punkti, kus sul on lihtsalt küllalt, tead küll, ja ma arvan, et ma olin seal. Ma olin seal. Kui ma olin selles punktis, kus mul oli väärkohtlemisest küllalt, mul oli piinamisest küllalt, mul oli lihtsalt küllalt. Ja ma ei suuda uskuda, et ma seda tegin. Mina ei ole tegelikult halb inimene. Ma ei arva, et sa oled. Ma arvan, et igaüks, kes teab, saab sellest aru. Ma mõtlen, vaata mind, nagu. Ma olen natuke nagu õpetaja. Ma armastan inimesi. Minu kraad on nõustamispsühholoogias. Sa tead, ma tahan inimesi aidata. Ma ei taha inimesi haiget teha. Ei, nüüd, kui sinuga niimoodi käitutakse, sind tõuvatakse, sõna otseses mõttes tõstetakse üles ja visatakse ning peaaegu et tekstakse. Ma ei suutnud selle enam taluda. Ma ei teinud midagi pahatahtlikust kavatsusest. Tead, ma ei teinud midagi, mis võiks põhjustada. Ma tunnen, et kui keegi teine oleks toas olnud ja seda pealt vaadanud, oleks ta öelnud, ta tegi õigesti. Mis siis juhtub? Talle esitatakse mõrvasüüdistus. 2015 aastal läheb ta kohtu alla. Väidab, et tegu oli enesekaitsega ja et suhe oli mürgine. Ta oli vägivaldne. Ta oli sel õhtul tema vastu jõhker. See oli kaitse poolt argument. Prokuratuur väitis, et ei, see oli külmavereline tapmine. Ta tegi seda vihast. Talle ei meeldinud mõte, et Ryan liigub oma eluga edasi. Vandekohus tunnistab ta mõrvas süüdi. Mõistetakse 40 aastaks vangi, võimalusega vabaneda tingimisi 20 aasta pärast. See pole loo lõpp. Mis edasi saab? Tema süüdimõistmine tühistatakse järgmisel aastal, sest üks vandekohtunik väidetavalt ei avaldanud, et tal oli varasem süüdimõistmine raske kuriteo eest. See on täiesti lubamatu, mis tähendab, et see vandekohtunik ei oleks seaduslikult tohtinud vandekohtus olla. Nii et talle määratakse uus kohtuprotsess. Uus kohtuprotsess 2018. Nüüd muudab kaitse oma strateegiat. Nad ei väida enam eriti enesekaitset, vaid pigem äärmuslikku emotsionaalset häiritust, mis tulenes väidetavast Ryani poolse väärkohtlemise tõttu. Hubers astus seekord isegi tunnistaja pingile. Kuid lõpuks mõisteti ta taas mõrvas süüdi. Ja nüüd mõisteti talle 40 aasta asemel eluaegne vangistus võimalusega tingimisi vabastamiseks 2032 aastal. Nüüd liigun ühe kõige häirivama ja graafilisema ülestunnistuse juurde ülekuulamisruumis, mida ma viimasest ajast mäletan. See on Taylor Shebisnuse ülestunnistus. 2022 aastal Wisconsinis arreteeriti see noor naine ja viidi ülekuulamisruumi. Miks? Sest teda kahtlustati mitte ainult 24-aastase Shatharioni kägistamises metallketiga. Ja mul on kahju, et pean seda ütlema, aga ma pean. Teda süüdistati ka tema keha seksuaalses väärkohtlemises ja seejärel tema tükeldamises. Tema enda ema tuli koju ja leidis oma poja verest läbimärja pea ämbris perekeldris. Ma sooviksin, et see poleks päris, aga see oli. Nüüd liigume ülekuulamise juurde. Kas Shebisnes eitas seda? Kas ta vehtis kätega ja ütles, mis toimub? Mind on täiesti süütult raamitud. Ei, ta ütleb põhimõtteliselt, meil oli kiiksuga seks. Asjad läksid võib-olla natuke liiga kaugele, näiliselt metamfetamiinist tingitud uimases seisundis. She didn't get a chance to spend me. Was that he was white? So was that part of the? That was the thing, and then later on, ma lihtsalt mõtlen, et vist läksin natuke liiga kaugele. nagu
mul oli seda tehes palju mälulünki, eks, ja siis like, I look at him, he's already purple. I'm like, I don't know if he's fucking, is he good, but then like when I woke up, like, you know, like, during the blackout moment, like he was coughing up blood, I'm like, nagu, mis toimub? Ja siis ta ütleb, et ta tükeldas tema keha ja samal ajal kuritarvitas seda seksuaalselt. Mina alustasin tema keha tükeldamisega. Ma olin päris väike. Ja pole sellega midagi vist. Aga mis sai ülejäänud tema kehaosadest, kas see võttis terve päeva? I was getting pissed off at the December process, actually. Veebilehe, jah. Like, I was nodding out. Nii et sa pole sellest väljas ega midagi. Kas sa oled veel mingi tuimasti võtnud? Oleksin pidanud. I should have took process. That probably would have helped. Aga ma ei võtnud. Nii et sa tükeldasid ka keha. Ja. Mida sa siis kehaosadega teid? ma ei tea, see oli nagu, jah, ja siis keldel üleval korrusel, kindlasti keldris. Ma pidin minema ja siis ma tean, et haarasin peast kinni ja läksin peaga edasi. Kas sa võtsid midagi kaasa? Jah, see võtis. Mis see? What is it, man? It's, what is it? Mis see tähendab tubakas? Ma arvan, et see on raamat, olgu. See oli, ma panen selle tuppa, ma panen selle... I'm gonna bring it all and then I'm like, man, this is messy, so then I'll try to do Ma muutusin laisaks. Olgu, ma muutusin laisaks ja nii ma tegingi. Nii et, olgu. Nii et... See pidi võib-olla olema käsi või jalg. Jah. Mida sa peale pidid? Ma mõtlesin, et olin kaubikus, kuni ma sain. Mida sa peale pidid? Pea või mul taskus? Ma tagataskus, must, see must. See. Isa ma arvestasin ämbril. See on kohe trepi juures. Vabandust, aga see ongi see, millega me tegeleme. Jällegi, ta tunnistab, et tappis ta, kuritarvitas tema surnukeha, tükeldas teda. See on midagi muud. Ja see intervjuu, mis kestis väidetavalt tunde, jätkub, kus Shabiznas on juba teises vangla riietuses. Mis sa arvad, mis peaks juhtuma inimesega, kellele sellised asjad ei meeldi? Ütle mulle, kuidas? Ma ei tea, ilmselt saavad nad vanglakaristuse, ma ei tea. Tead, mida su äri veel küsib? Ma mõtle selle peale. Ta küsis politseilt, kas nad leidsid kõik kehaosad. Meile meeldib leida kogu mööber. Nii et jah, ma olen praegu selles protsessis, kus otsin. Kas sa eemaldasid veel midagi pead su silmas? Kas sa võtsid südame välja ja lasknud sellel koos verega madaneda? Kas sa eemaldasid kõik selle rinnaõnnest? It could be in there. Need kõik on kirekottides. Eraldi kottides või ühes suures kotis? Jah. Ma alustan sellest, kus on kotid. No, tore surnud. Kõigepealt ütlen ma seda. Ma olen seda varem öelnud, ma ütlen seda uuesti. Uurijad on siin hämmastavad. Nad suudavad jääda rahulikuks, tasakaalukaks, kogutuks ning suudavad seda infot töödelda ja hankida. Noh, arva ära, mis juhtus. Ta mõisteti süüdi. Ta ei tunnistanud end süüdimatuse tõttu. Ja Wisconsini seaduse järgi tähendab hullumeensus seda, et sa ei ole seaduse ees vastutav, kui vaimse seisundi tõttu ei suutnud sa mõista oma teo valesust või oma käitumisseadusega kooskõlla viia. Ja hoolimata sellest intervjuust, eks. Hoolimata sellest, kui hullumeelne see kuritegu näis, kui pöörane see kuritegu oli. Wisconsini vandekohus ei uskunud seda. Neil kulus vaid umbes tund aega, et leida ta süüdi tahtlikus tapmises, surnukeha väärkohtlemises ja 3. astme seksuaalses rünnakus. Samuti otsustasid nad, et ta ei olnud selle kuriteo toimepanemise ajal hullumeelne. Ja kohtunik mõistis Shabiznasi eluks ajaks vangi ilma tingimisi vabastamise võimaluseta. Järgmisena lähme Medfordisse, Oregoni osariiki. Kõik need tõendid, mis ma teile andsin, otsekandikul teie ette. Otse seal, kuni viimase detailini. Kuni viimase detailini, mitte midagi ei puudu.
Asi on selles. Terve nimekiri. Samuel. Isegi 3. klassi õpilane saaks aru, kui lihtne see oli. Olgu, mees selles ülekuulamisruumis on Russell Jones. Nagu näete, on ta, ütleme nii, et üsna omapärane isik. Nii et me võime seda teha viisakalt ja läbi rääkida. Või me võime seda teha raskemalt ja ma võin lasta oma bipolaarsusel valla pääseda. Vabanda, sõber. Aga ma söön keskkooli kiusajaid hommikusöögiks. Jah, ta peab kogu seda vestlust üksi ülekuulamisruumis, näiliselt püüdes suhelda politseiga, kes tema arvates teda jälgivad. Muide, jah, nad tõesti jälgisidki. Ma ei nõua midagi. Ma palun viisakalt. Head tsiviilisikuna, kes oskab ka politseinike mõjutada. Ja ma tean, et kõike, mida ma ütlen, salvestatakse ja ma teen seda meelega. Nii et ma võin kõlari lihtsalt välja lülitada. Ja lihtsalt räuskama hakata. Ja siis tulete teie sisse arvates, et olen hull, sest te ei kuule mind. Nii et me võime seda teha viisakalt ja pidada läbirääkimisi. Või me võime teha seda raskemalt ja ma võin oma bipolaarsuse valla päästa. Tegelikult ei taha seda tõesti. Timmy Dealey. Või ma lasen oma bipolaarsusel valla. Sinu valik. Miks ta siis seal on? Noh, keegi on kadunud. Aaron Fryer, tollal 15-aastase Ellie Fryeri isa. Ellie Fryer. On minu client. Minu kaitsealune, sa pead ta mulle üle andma. Hästi, rohkem pole vaja öelda. Näete, Aaron Fryer kadus oma kodust ja politsei läks väljakutsele kontrollima, kas Aaroniga on kõik korras. Ei Aaron ega Ellie ole seal. Nad leiavad majast verd, mis viitab kuriteole. Lõpuks leitakse tema auto. Jällegi, Aaronist pole jälgegi. Aga siis, veidi hiljem nähakse Ellit, Russell Jonesi, kellest me räägime, ja Ellie poissõpra Gavin McFarlandi, kõiti koos tänaval kõndimas. Nii et võimud võtsid nad kinni ja just sellepärast satub Jones ülekuulamisruumi. Tahad kogu lugu teada? Sest ma jätsin mõned osad vahele. Tahad kogu lugu teada? Ellie ja Gavin pannakse sellesse tuppa. Ja ma annan sulle kokku. Seame siis kella, eks? 2 tundi. Nüüd, hoolimata tema heietustest, nagu näiteks, ma ei tea, see. Asi on selles. Mina ei ole see, kellel on söörikufetis. Koos kohviga, mis sinna juurde käib. Anna politseinikule söörik ja ta tahab selle kõrvale ka kohvi. Anna hiirele küpsis ja ta tahab klaasi piima. Anna põdrale muffin ja ta tahab midagi muud. Aga siin on minu lemmik. See on, kui politseiauto pukseeritakse puksiirautoga. Poliosa. Gee! Kui uurijad temaga räägivad, siis tulebki üles tunnistus sellest, mis juhtus Aaroniga. Nüüd, ma arvan, et sa ütlesid meile alguses, et tema keha tõmbles veel, kui sa kohale jõudsid. Jah, sest kõik need gaasid ja muu selline. Ei, ta oli surnud. Gavin kontrollis tema pulssi ja veike. Me saame praegu teada, mida Ellie on juba mõnda aega tahtnud, et juhtuks. Ja et teie kolmekesi olete neid vestlusi pidanud. Mina ei olnud tema tapmise plaanimises osaline. See ei olnud minu idee. Nii et ta räägib lõpuks detektiividele, et ta oli osa sellest plaanist päästa Ellie tema isa käest.
et tema sõnul usuti, et Aaron kuritarvitas Ellit seksuaalselt. Kuigi, olgu selge, selle kohta ei olnud lõpuks ühtegi kindlat tõendit. Me oleme rääkinud tema äraviimisest juba mitu nädalat, nagu ta ütles. Ja nii me viisime kõik need asjad seljakottide kaupa ära. Ja kõik, mida me suutsime väikestes kottides kanda. Ja siis suur finaal oli see, et pidi jääma mulje, nagu ta oleks ta röövinud. Ja pani ta autosse kõrvalistmele. Kevin sidus ta istme külge. Ja siis Kevin sõidaks üle osariigi piiri Californiasse. Tapmine polnud üldse minu idee. Me pidime proovima leida kloroformi ja ta uimastama. Ja siis ilmselt paneksime ta pagasiruumi. Aga me ei leidnud kuskilt kloroformi, sest seda pole enam internetis saadaval. Ta ütles, et talle see ei meeldinud ja ta polnud ka tekstiga rahul. Ja mis tekst? See tekst, mille Elli saatis ja millest ta tegi ekraanipildi, kus oli kirjas, et tema isa üritas teda seksuaalselt väärkohelda. Okei. Kas ta oli sellepärast endast väljas? Jaa. Sina olid sellepärast endast väljas? Olla naiste kaitsja ja kui keegi prooviks seda minu tütrele teha, haaraksin ilmselt ka haavlipüssi. Ta väidab, et nad lähevad öösel maja juurde ja just siis lähevad asjad viltu. Nii et me läksimegi sinna. Ootasime üle tee, allee ääres. Me ootasime seal, kuni ta kirjutas sõnumi, et mees magab või midagi sellist. Ma ei tea, mida ta talle kirjutas. Ja siis mul tekkis tahtmine sinna minna. Ja just siis, kui ma tahtsin minna, ta kirjutas sõnumi. See oli peaaegu nagu ta oleks mu mõtteid lugenud ja siis me läksimegi sinna. Ta läks väravast sisse, sest me pidime jälle rääkima Kevini kohta. Ja ta läks väravast sisse, läks tema aknast sisse. Mina järgnesin talle varsti pärast seda. Ma jäin akna juurde. Me laadisime kotte ja muud kraami välja. Ja me saime kõik kotid välja laetud ja ta ütles, et läheb võtab võtmed ja toob auto ette. Samal ajal kui Kevin, nagu ma ütlen, räägib ühe mehega, aga see pole päris nii. Ja siis ta veendus, et tema õed oleksid oma toas. Nii on parem, sest nad on veel noored ja see jätaks neile hinge haava. Kas sa kunagi tulid aknast sisse? Ei. Okei. Ei, ma tulin ainult peauksest. Pärast seda? Ja pärast peksmist, okei. Nii et varem. Sellel hetked rääkisid sa meile kogu sellest Elvasiast? Ja. Kas see just? Ei. Ma lihtsalt tahtsin, et ta näiks hea inimesena ja ta ongi hea inimene. Usu mind. Kas sa siis teadsid, et pead sisse tulema pärast seda? Sest ta ütles mulle, et ta toob auto ette ja siis, kui tema ajab omi asju ja siis... Ma kuulsin palju mütsatusi ja ta ütles mulle, et nüüd on aeg esiuksest sisse minna. Kas sa kunagi nõustusid aktiivselt Elli ja Gaviniga kellelegi kahju tegema? Aktiivselt nõustuma. Teadlikult nõustuma. Kahju teha? Ja. Tapma? Ei. Politsei leiab Aaron Fryeri surnukeha tema auto lähedalt, kust see leiti. Nüürijõu põhjustatud vigastused, surnuks pekstud. Ja nad leiavad puu otsast pesapallikurika. Ta näitas mulle pesapallikurika puu otsas. Ja kas Eli viskas selle sinna? Jah. Ja tal on päris hea vise. Ma tahtsin just öelda, et see on päris pikk maa. Jah, nii et lõpuks esitati neile kõigile süüdistus seoses Aaroni mõrvaga. See idee, et Eli põgeneb koos Keviniga. Palju spekulatsioone selle üle, kas ta oli tegelikult kogu selle asja peamine korraldaja. Lõpuks tunnistas Elli Fryer end süüdi mõrva vandenõus ja mõisteti 25 aastaks vangi. Kevin McFarland tunnistab end süüdi ning talle mõistetakse mõrva ja vandenõu eest. 25 aastat kuni eluaegne vangistus. Ja Russell Jones ei vaidle vastu süüdistusele mõrva vandenõus ning talle mõistetakse 15 aastat vangistust. Olgu, nüüd liigume edasi lapsehoidja Lindsay Partoni looni Butleri maakonnast Ohio osariigist.
Nii sattus ta ülekuulamisruumi pärast seda, kui 3-aastane Hannah Wesche 2018. aastal tema kodus kokku kukkus. Nüüd on politseiga mitu erinevat vestlust, sealhulgas see uskumatult raske hetk, mida kuulda. Hei, mis? Okay. Whatever happened to her happened this morning. Oh my God. It's not from the fall from yesterday. She has a severe brain. Oh my God. So what we need is the truth from you. But yeah, because we need to know how this happened. That way we can treat her. I'm absolutely telling you the truth. Oh my The God. way it's looking right now is that this happened at your house because we need to find out. We need the I truth. swear to God, I'm telling you the exact truth. We walked in the From house what the and doctor saying, she did not walk, she did not talk with this type of injury. None of that is possible. Miks ta kukkus? Ta kõndis koju ja ta ei läinud isegi korralikult majja sisse. Vabandust. Mina olen tema. Ta tuli ise sisse. Tuli ise sisse. Näed on, aga tema ei olnud vastutav. Mu jumal. Ta vaatas, kuidas ta sisse kõndis. Vigastusena. Seal ei olnud mingit võimalust, et ta oleks saanud kõndida. Nii et nagu sa ütlesid, ma olen sinuga täiesti aus. Ma olen sinuga täiesti aus. Ma räägin täiesti tõsiselt. Sellest piisab. Ta astus otse minu majas sisse. Over. 30 sekundi jooksul ma vannun, ma ei valetanud. Ma ei oleks kunagi oma elus siin. Mu lapsi ei lööda isegi mitte pepule. Okei, nii sa ei teeks seda. Lahe, tere. Okei, ma usun, et sa ei ole meiega aus. Ja sa pead selle üles tunnistama, sest sa oled osa sellest. Kas sa saab just aru? Okei. Ühest emast teisele sa ei saa sellest aru. Sa ei saa niimoodi nalja teha. Sa ei saa selle taha peitu pugeda. Sa pead tulema kuulama ja ütlema meile, mis toimub, nii kandma mulle teada. Hannah Wesche suri lõpuks. Kui arstid ütlevad sulle, et seda last peksti. See on päevakiline. Nad just võtsid selle lapse aparaatide küljest ära. See laps on surnud. Oh my God. Nii et me ei saa ainult esisemaks minna, kui me juba oleme Lindsay. Ei, me ei saa. Seda mõtlegi. Nii et uurijad püüavad välja selgitada, kas Lindsay Parton tegi talle midagi. Ja alguses on ta kindlalt veendunud, et ta ei löö, et ta ei kasuta Hannah vastu füüsilist vägivalda. Ta püüab kõiki selle väikese tüdruku vigastusi seletada sellega, et ta kukkus. See tekitas küsimusi, kas Hannah isa, Jason Wesche, oli kuidagi vastutav. Selgus, et miski sellest ei klappinud. See on tema vasab põsk. Jah. Ma tunnen, et ta oli selline, kui ta autost välja astus. Kui ta tagauksest välja astus hotelist ja majja sisse. When is it? Thursday. Okay. Ma pole seda kunagi varem näinud, nii et ma ei tea, aga mul on selline tunne, sest kiis, kui ta mulle otsa vaatas ja ütles, Padi, me saame ühe. Maja. See oli ka see või kõik ja ta hukkus. Ta hukkus sellele poolele, teisele poolele ja tundus, et seal oli nagu maalitud vanker maas. Seal ja ma arvan, et ta See on mõlemad pooled siikad. Ja siin sees on kõrretükk, nii et siin tead, see on see, mille võtab kõvidega põhimõtteliselt. Ja. See ei tekitanud siikat, jah? See on midagi ees ja taga. Ma pärast kunagi. Minu ajaloohaigus, mis sellest? Kriimustus. Kui inimesed kukuvad, sul tekivad verepaluvid teravate nurkade peale. Selge, see punkt siin pole midagi ja siis siin natuke. Või kui sa oled siin pool, siis tekib sinna ka siin. Siia ja tal oleks võinud tekkida, ma tean, ma olen vaadanud. Rikkusin uksest välja. Ja see kukub otsa alla. Sul ei teki sinikaid siin ja siin, ning keskel mitte ühtegi. Ja sinikad oleksid olnud siin. Kui seal oleks midagi olnud, siis poled sa olnud siipeid. See on pehme koht, mida sa tõenäoliselt loomulikult kaitsed. Ja, mis sa sellest arvad? Just sellise pildi me siit saame. Ja sellepärast tahamegi, et sa tuleksid kohale ja aitaksid mõned neist lünkadest täita. Ja, sest mõtlen ausalt öeldes olen ma täna hommikul sinuga üsna aus olnud. Paljud neist asjadest ei klapi selle ruusamele kukkumisega. Ja, et see on siin ja sina. Ja siis need, ma ütlen, et oleks pidanud kukkuma mingis täiesti
korrapärase mustriga kruusa sisse. Ja siis jõuame selle hetkeni ülekuulamisel. Ma viigisesin tema teki peal, kui ma ukse avasin ja me mõlemad kukkusime. Ja tema. Näos või jalgadel, ma ei tea. Ja siis ma libisesin ja lõin teda külje pihta. Miks sa valetaksid? Ma ei taha pahandustesse sattuda. Ma mõtlen, ma ei tea, sest ma olen ainult sulgemisel tavaline töötaja. Ma pidin lihtsalt olema õpilane. Nüüd ma ei saa enam lapsõlme. Siis jõuame omaksvõttudeni. Need omaksvõtud muudavad kõik, sest Lindsay Barton läheb seisukohalt, ma ei puudutaks hännat selleni. Kuidas see kõlab? Olen probleemi. Ja mis selle põhjustus? Ta võttis kõik enda. Ma ei tea, miks tal probleemid olid. Ta võttis kõik püütud käsilased ja lasi need etsukotist alla. Sama väär, kui mina mängisin mängu. Jah, nii oligi. Ja mida ta veel selle päeva tegi? Kas see on nagu erinevate asjade kuhjumine? Ja kas see nädal? See nädal. Aga ma ei arvanud, et see on tõsi. Ma tõesti, jumal küll. Sina ei teinud seda. Ja ma mõtlesin, et jah, nii see on. Ma saan ka sina. Nagu ka kõik teised. Muutujad on seal sees ja sa ei pääsenud välja. Ja sa ei anna meile sellest teada. See on ju vahe. Ma tõesti ei öelnud teda säärele. Ma ei tea, mida ma üldse räägin. Õige, jah. Kas ta räägib sulle vastu? Ei. Ta ei tee seda? Võiks nüüd teha. Kas ta ei kuula sind nagu, kui ta tegelikult ta kuulab? Kui ta vaatab saadet ja siis sa ütled talle midagi teha. Kas ta ei kuula? Kuidas sa saad tema tähelepanu, kui ta ei kuula? Ja mina ei kuulu sind. Kas ta teab, et sa armastad teda? Ei, ta on suurepärane. Ta on alati. Kas sa saad mind öelda? Thank you. Tell us about that. This was not long anyway. It's not. Mida see on koostöös. Vaata, okei. Kas sa teed juba teena? Ei, ma tean. Okei. Mitte mina esimesel kord. Aastane, kelle kohta me räägime suurtest probleemidest, eks? Ne teame täpselt, mis selle põhjustas, eks? Täpselt. See ei ole kukkumine. Ja sa tead, mis selle põhjustus? Täpselt nagu sa tead, mis selle põhjustus. Ja mis selle siis põhjustas? Ja lüüeta luua pihta või teha. Õige, see on teine juhtum. Räägin teile sellest. Sest see ei ole löök. Ma tahan sulle kohe öelda, see ei ole Hendriks. Polu. Ei, Paula. Kui sa tead, et me teame, siis mis siin juhtus? See oli sama asja. See oli sama juhtum. Räägi meile siiski, mis juhtus just nende konkreetsete mõjuste tõttu? Kui ta oli, või ma ei tea, tegeles ketšupiga. Sealt ma võtsin selle ära ja panin ta valge ära, sest ma... Arvan, et ta pidi niikuinii pissile minema. Ma ütlesin kallis. Kas sa saad ketšupi kätte? Harasin. Ma lihtsalt lõin teda külje peale. Parem ja ta reageeris nii. Kinni, jah, just nii. Mitu korda. Ütled üks kord, jah. Kuidas näed? Jah, okei. Kas ta annab sulle loa distsiplineerida? Jah. Ma mõtlen laksu anda ja nii edasi. Ma tegelikult ei mõtle nii. Ma ei teagi, kuhu ma sellega jõuda tahtsin. Need olid kinni nagu mõlemad tema ülalöögid. Ja see oli avatud käega. Täiesti avatud. Jah. Jah. Siis ta ei tahtnud, et ma tööle läheksin. Ja siis ta ütles, et ma pean minema. Nii et ta tormas välja ja mõtlesin, Hanna, sa ei saa nii teha. Issi ta tööle minema. Ta näitas talle. Jah. Ja ta kaotas teadvuse. Jah. No, mitte tingimata, ta ei kaotanud teadvust. Ta lihtsalt... Ma ei tea, kuidas nagu ta natuke, ta nuttis, kui sa vihastasid. Ei, mitte kõvasti, aga nagu üks. Jah. Ma natuke raputasin teda, tead küll, mõtlesin, kuule, sa ei maga seal ja ta tõesti kuppus. Aga tema. Ja ta ei küsinud minult seda teist asja diivanit enne, kui kaua sa teda raputasid. Mida ta tegi raputamine? Ja sa oled vihane. Jah, sest ta palus tal iga kord tagasi minna. Iga hommik. Et ta seda ei teeks.
ja ta palus tal. Ma ütlesin, ära kiirusta, me oleme lõpetanud. Sind ootab ees 12-tunnine tööpäev siin. Pole tänu väärt. Jäi inventuuri kinni. Kas ta võttis? Ei. Kas sa mäletad seda, kui nad üles korjasin, panime teki peale ja siis me kukkusimegi. Aga siis see kõik juhtuski. Nii. Nii, et sa võtad ta isalt, paned ta maha. Ta pani ta esimesena maha. Ta lendab järele. Pane uks kinni. Isa läheb. Jah. Ja kas sellepärast sa raputasid teda? Kuidas sa teda hoiad, kui sa teda raputad? Ma näitasin. Väljaspool tuba. Ta liigub. Lööval. Olgu. Mulle ei meeldi. Ja tema ees. Kas sa seisid silmitsi temaga? Olgu, täiesti. Su käed olid vihased. Mitte tingimata. Ei, mitte tingimata. Lihtsalt ilma pettunud. Ta teab survet, kuidas asjad teavad minema ja kui ta seda ütleb ja see juhtub igal hommikul. Mitte igal hommikul, aga üsna tihti. Pettunud olla jah, selles punktis, siis ta tõesti teeb seda. Alati nii raske kuulata. Nüüd andis Spartan kohtuprotsessil enda kaitseks tunnistusi. Sa ei teadnud, et Hanna raputamise tunnistamine võib sulle pahandusi tuua. Ei, ma ei mõelnudki seda. Kuid ta mõisteti lõpuks süüdi mõrvas, tapmises ja lapse ohtu seadmises pärast 20 päevast kohtuprotsessi 2019. aastal. Ning talle määrati eluaegne vanglakaristus koos võimalusega tingimisi vabastamiseks pärast 18 aastat. Kuidas ma saaksin teha osa šokeerivatest ülekuulamispihtimustest ilma Chris Wattsist rääkimata? Mulle ei meeldi Chris Wattsist rääkida, aga see on üks kõige kummitavamaid näiteid. 2018. aasta augustis toimusid Fredericus, Colorados jõhkrad mõrvad. Tapeti rase ema nimega Shanann Watts ja tema 2 tütart, 4-aastane Bella ja 3-aastane Celeste. Politsei istub maha abikaasa ja isa Chris Wattsiga. Näete, Shanann oli hilja õhtul tööreisilt koju naasnud. Tema sõbranna hakkas muretsema, kui Shanann ei vastanud ühelegi sõnumile ega telefonikõnele. Chris ütles, et nägi oma naist kodus umbes 5 paiku hommikul ja oli terve päeva tööl naftafirmas. Ta oli kindel, et ei tea, kus tema naine või lapsed on. Lõpuks kukub ta aga läbi valedetektori testi. Ja sa oled kindel, et sa ei olnud seal äärel? You already know that. He did not pass the polygraph test. Okay. So now we need to talk about what actually happened. Ma arvan, et sa oled ilmselt selleks valmis. Ma ei vahetanud sulle selle polügraafi testi ja... Ma lubin. Chris? Ma olen ikka veel. Ma olen. Ma olen ikka veel. Õpin endiselt julgema. Ma tahan, et sa hinnasid praegu sügavalt sisse. On põhjus, mis sul on kõgus halb olla. Ja Watts jätkas eitamist, et ta valetas või midagi varjaks. Aga siis ühel hetkel palub ta rääkida oma isaga. Ja ma räägin ülestunnistustest, eks. See ongi see osa. Vastavalt Wattsi sõnadele, nii ta oma isale räägib, oli tal olnud suhe. Ta rääkis Shananniga võimalikust lahkuminekust. Ütleb, et Shanann vihastas, ütles isale, et ta läks alla korrusele ja kui ta tagasi tuli, oli Shanann väidetavalt 2 väikese tüdruku lämbumise põhjustanud. Ja Watts ütleb, et ta siis kägistas Shananni ja viis kõik kehad oma tööandja poolt kasutatavale kaugel asuvasse naftahoiu kohta. Et Shanann maeti madalasse hauda. Bella ja Celesti kehad leiti lähedal asuvatest toornafta mahutitest. Ja Wattsi ülestunnistuse heli tema isale on raske kuulda, sest Watts näib sosistavat ja mõnikord hääbub tema jutt. Aga siin see on 1. I didn't hear anything. No, I was downstairs. It came back up and they were gone. Ma ei räägi sellest. Räägin sellest. See tuleb välja tapatalgudes. Separation there, pulling up, and she lost it. I don't know like what else to say, but I freaked out.
a little commotion upstairs, but I didn't think anything of it. And then we went up upstairs and she was never, I could see like she was not up. I'm choking her for that. Did she kill him? Never. Terrible. Oh no. Yeah. She took both of them at that. I freaked out in the champagne. Asi on selles. Matile esitati süüdistus mitte ainult Shanani tapmises, vaid kõigi tapmiste eest. Süüdistatud 3 esimese aastane mõrvasüüdistuses mitmel korral, 6 reketeerimissüüdistuses ja 3 tõendite võltsimises. Õiguse mõistmisega. Ta tunnistas end süüdi 9 süüdistuses ja mõisteti 5 eluaegseks vanglakaristuseks, ilma võimaluseta tingimisi vabastamiseks, vastutasuks selle eest, et surmanuhtlust ei taotletud. Kuule, pärast seda, kui Watt vanglasse saadeti, avaldas ta lõpuks võimudele, mis tol ööl tegelikult juhtus. Või vähemalt see võiks olla tõeline lugu. Väga erinev sellest, mida ta oma isale rääkis. Ta ütleb, et pärast lahutuse teemalist tüli kägistas ta siis Shanani. Ja kui 4-aastane Bella tuppa astus, ütles ta talle, emmel ei ole hea olla. Mähkis Shanani kehalina sisse, pani keha oma veoautosse, sõitis sellega metsa äärde ja sõitis siis minema. Ta lämmatas lapsed. Ma ei taha isegi sellest osast rääkida. Iga kord, kui ma näen, ma ei tea, kuidas see tagasi läheb. Ma olen olnud isa suurem osa oma elust. Ma andsin endast kõik. Ma arvan, et see on meie jaoks kõige raskem osa, Chris. Me näeme neid videoid. Me näeme seda armastust, mis sul oma tüdrukute vastu oli. See on meie jaoks ilmselge. Isegi meie jaoks on raske mõista, kuidas isa, kes lapsi kukil sõidutab, teeb snäkke ja vaatab printsessi filme ning teeb selliseid asju. Kuidas sa sellesse punkti jõuad, tead? Ma ei tea. Ma mõtlesin, see oli justkui miski muu, mis mind tol päeval kontrollis. Mul polnud mingit kontrolli endale. Ma ei suutnud sellele vastu panna. Ja. Äärmiselt raske kuulata ja eriti kõhedust tekitav, arvestades, et me ei pruugi kunagi teada saada, mis tegelikult juhtus. Praeguseks ongi kõik siin Sidebaris. Suur tänu, et meiega liitusite. Ja nagu alati, palun tellige meid YouTube'is, Apple Podcastides, Spotify's või kus iganes te oma podcast'e kuulate. Võite meid vaadata ka NBC Peacockis. Kui soovite mind jälgida, siis X'is, Instagramis, minu News Nationi saates Jesse Weber Live esmaspäevast reedeni kell 23.00 ida aja järgi. Näeme järgmine kord. Kõigile head!